Tere! Aitäh, et liitusid minuga siin saates Straight Up JNS-i konverentsilt Jeruusalemmas, Iisraelis. Sel nädalal esines siin meie ees Iisraeli peaminister, pidades suurepärase kõne sellest, mida Iisrael teeb, kuid tal oli üks oluline sõnum, mis puudutab igaüht meist ja ka teid, kes te seda saadet kuulate ja meid praegu vaatate. Ja mis see siis täpselt on? Tema kõne puudutas sügavalt kõike seda, mida Iisrael peab tegema. Tõsiasi, et Iisraeli riik on täna olemas ja Iisraeli riigi juhina teeb ta kõik, mis on oluline Iisraeli riigi ja juudi rahva ellujäämise nimel. Aga ta ei jätnud seda sinna paika. Ta ütles selle lõpus siin JNS-i konverentsil oma ettekande lõpus. Tal oli see sõnum igaühele meist. Kuulake seda ja tuleme kohe tagasi. Ma palun teid, Ameerika juudid ja diaspora juudid, teha ühte asja. Astuge välja. Ärge lööge araks. Ära karda. Hakake vastu. Sest inimesed austavad meid ainult siis, kui me iseennast austame. Ja kui nad meile valesid ette heidavad, viska neile tõde vastu ja tee seda. Seisa püsti, seisa tõe eest, seisa Iisraeli eest, seisa juudi rahva eest, seisa juudi tuleviku eest. Aitäh teile kõigile. Aitäh! Nii et oli väga selge, mida peaminister öelda tahtis. Me peame välja astuma. Ja püstiseismine ei tähenda ainult füüsilist tõusmist, nagu inimesed tõusid ja aplodeerisid. See tähendab igapäevast tegutsemist 8. rindel. 8. rinne on täna see, millega igaüks meist tegeleb. Ja ma mõtlesin, mis võiks olla sobivam kui üks neist Iisraeli riigi kaitsjaist. Neid on päris palju, aga üks, keda ma olen märganud ja ma olen kindel, et paljud teist tunnevad teda samuti ja ta on tuntud kui Jewish Jess. Ma tean sind juba varem Just the Jew eest või juuditarist. Ja. Ja sa oled võidelnud Iisraeli riigi eest. Sa oled tõusnud esile. Ja minu jaoks on oluline see sõnum edastada kõigile, kes meid vaatavad või jälgivad JNS-i, et nad teaksid, täpselt nagu sina said aru, et igal ühel meist on oma roll. Täpselt nii. Nii et ma sooviksin, et sa räägiksid meie kuulajatele, meie vaatajatele, kuidas sa mõistsid oma positsiooni seal? kas see on ainult noorema põlvkonna teema või saab seda teha meist igaüks. Nii et Jess, aitäh, et täna siin oled. Räägi meile natuke oma taustast ja siis läheme edasi sellega, millega sa tegeled. Minu taust on väga traditsiooniline. Kasvasin üles kultuuriliselt juudina ja mul oli väga juudi elu, aga see ei läinud kunagi sellest kaugemale. Kasvasin üles väga sionistlikus peres, aga see ei läinud kunagi sellest kaugemale. 7. oktoobril 2023 ärkasin uudiste peale ja inimesena, kes töötas turundusvaldkonnas, otsustasin hommikul, et kui kõik olid teleka ette naelutatud, olin mina sotsiaalmeedias kinni. Muidugi! Ma kerisin TikTokis ja vaatasin, kuidas kõige kohutavamad inimesed tähistasid seda, mis toimus samal ajal, kui see toimus. Tähistasid. Nad korraldasid otseülekandeid, naeratasid ja naersid, jagasid uudiseid, pidasid seda naljakaks ja ikooniliseks. Ja tõesti nad tähistasid. Mul on suur suu. Ma võin olla 5 jalga pikk. Ma võin kaaluda 42 kilo. Minu relv on minu suu. Ja ma liitusin paneeliga, mida võiksin kõige paremini kirjeldada kui 3 briti džihadisti. Ma liitusin paneeliga, ma karjusin nende peale 10 minutit. Nad said minust väga kiiresti lahti. Nad said aru, milline suu mul on. Nad said minust lahti, aga ma sain 1000 uut jälgijat ja üle 100 sõnumi inimestelt, kes ütlesid, et sa pead seda iga päev tegema. Ja sellest päevast alates 7. oktoobrist 2023, pühendasin kogu oma elu juudi rahva eest võitlemisele. Mees, sa panid kõik pausile ja alustasid kogu mu elu uuesti ja sa kasutad sõna võitlemine. Sa tegeledki sõna otseses mõttes sellega. Ma tahan, et sa seletaksid, sa ütlesid seda mulle. Ma arvan, et sa ütlesid seda kõige paremini. Erinevus selle vahel, millega me olime harjunud juutide puhul ja selle vahel, mis täna toimub. Me ei saa enam endale lubada olla need nõrgad, passiivsed, häbelikud ja lahked juudid, kelleks meid on viimased 70 aastat kasvatatud. Õige. Me ei saa seda enam endale lubada. Kui me nii jätkame, võime sattuda tagasi holokausti aegadesse. Me peame minema rünnakule. Me peame olema uhked. Me peame võitlema selle eest, millesse usume. Tead, me peame ründama. Me peame võitlema.
ja sa ütlesid mulle seda varem, mitte ainult olla ründav, vaid olla ka provokatiivne. me peame olema provokatiivsed. Täpselt nii. Inimesed peavad teadma, kes me oleme, mille eest me seisame ja et me ei kao kuhugi. Me ei karda kedagi. Ja ma arvan, et inimestele tundub, et me oleme passiivsed ja nõrgad. Me ei ole seda. Nii et kui sa ütled, et lähed sinna ja karjud nende peale, siis see ongi vastuvõetav viis, kuidas, mis see nüüd oligi, X põlvkond või kuidas neid kutsutakse. Ma olen põlvkondade arvu juba segamini ajanud. Juudid ja mittejuudid. Jah. Nii et Janet. Nii et te kõik olete seal. Sealt te oma infot saategi. Ma näen seda oma laste pealt. Kõik, kes on minu põlvkonnast või nooremad ja meid vaatavad, näevad ka, et see juhtub. Jah. Ja ma märkasin, et kui 12, 13, 15 aastat tagasi oli see ülikooli tasemel, siis nüüd on see isegi nooremate seas. Neil on TikTok, see kõnetab nooremat põlvkonda. Seega on nende jaoks oluline mõista ja teada, kust nad oma infot saavad. Kust sina, nagu sa ütlesid, kasvasid üles sionistlikus kodus, aga täna seisame silmitsi süüdistustega, mis ületavad kõike seda, millega ma olen aastaid Iisraeli infokampaaniates tegelenud. See ületab kõike, millega me oleme aastaid pidanud tegelema. Just täpselt nii ongi. Nende süüdistused, neid on väga-väga lihtne ümber lükata, sest need ei vasta tõele. Need ei ole päris. Ja kui sa võitled faktidega tunnete vastu, on see väga-väga lihtne. Nii et info, mida ma saan, pärineb raamatutest. See tuleb ajaloost. See tuleb dokumentaalidest. See tuleb minu haridusest. TV, mida nemad levitavad, on vale. See on vale. See on narratiiv. Nad kasutavad oma südant, mitte pead. Mina võitlen selle vastu oma peaga, mitte südamega. Tunnete vastu on faktidega väga-väga lihtne võidelda. Aga kas sa teed vahet nende vahel, sest mul on selline kalduvus, kui keegi on antisemiitlik juudivihkaja, siis ma ei hakka raiskama oma aega nende faktidega, millest sa räägid. Ma tegelen sellega sellel tasemel. Aga on olemas suur avalikkus, kes tõesti tahab teada. Jah. Ja nad kuulavad, isegi sinu vanuses inimesed. Jah, nad saavad üle sellest, kuidas neid kõnetada, kuidas nendega rääkida. See ongi minu sihtrühm. Ma võin rääkida antisemiitide, natside ja džihadistidega seni, kuni päike enam ei paista. Ausalt, ma suudan seda. See on lõbus, see on nauditav. Aga need inimesed, kes on kahe vahel, tahavad õppida ega tea tegelikult eriti palju, kuid on võib-olla saanud oma hariduse TikToki ülikoolist, nagu me seda nimetame. Nemad on need, kellega ma pean rääkima, sest nemad kuulavad propagandat. Neil on peaaegu oma seisukoht, aga nad ei tea piisavalt, et seda seisukohta põhjendada. Nemad on kõige tähtsamad inimesed. Nemad on kulda väärt. Ja kuidas ma nendega suhtlen? Ma räägin nendega faktide abil. Nad kuulevad pro-palestiinlastelt, nad kuulevad džihadistidelt, nad kuulevad paljudelt radikaalsetelt islamistidelt, kes tulevad nende juurde infoga, aga ilma allikate, statistika ja andmeteta. Mina astun sellele vastu allikate, statistika, andmete, raamatute, hariduse ja ajalooga. Aga sa ei istu seal ja ei anna neile piibellikku ega isegi ajaloolist kirjeldust asjadest. Sa kasutad klikimagnetit. Millist klikimagnetit sa selle jaoks kasutad? Ma kasutan lööklauseid, ma kasutan haakivaid algusi, ma kasutan olulisi asju, et neid ligi meelitada. Paljud pro-palestiinlased, kes ei pruugi piisavalt teada, võivad kohe, kui nad saavad aru, et olen Iisraeli pooldaja, lihtsalt välja lülituda. Olgu! Nad võivad kuulamise lõpetada. Seega on minu video esimesed 10 sekundit need, mis neid kaasa haaravad. Nii et ma ütlen alati näiteks. Iisraeli kaitsevägi lasi Liibanonis õhku 10 tsiviilisikut. Kohe kuulavad nad mind. Ma olen seda näinud ja siis ma ütlen... Aga mida te ei teadnud? Ja ma olen aidanud neil videot vaadata. Nii sa kaasad selle publiku, sa tood nad kaasa, lastes neil eeldada, et sa räägid millestki, millest sa tegelikult ei räägi. Mis platvorm see on? Kuidas seda platvormi nimetatakse? See, kus on see telefonikõne? Meil on neid mitu. Jaa. Peamine platvorm, mida ma kasutan, on nimega YouMingle. Täht U ja siis Mingle. Okei. Sellel platvormil sisestad oma märksõnad. Minu omad on väga spetsiifilised. Sa sisestad need ja siis sobitad inimestega, kes otsivad samu sõnu. Ja need ongi need inimesed, kes sinu ekraanile ilmuvad. Ja. Issand jumal, see on nii imelik. See on nii imelik. See on düstoopiline, eriti nende sõnadega, mida ma otsin. Ma otsin natsi, ma otsin KKK-d. Wow. Ma otsin islamismi. Nüüd ma saan aru, kuidas see töötab, sest ma mõtlesin, kuidas nad need veidrikud sinna said. Need sa otsid neid. Ma otsin neid ja nad on tõepoolest olemas. Inimesed jälgivad neid. Inimesed jälgivad mind, nii et ma otsin neid inimesi.
ja opositsioonis olevad inimesed otsivad tõepoolest neid märksõnu, et leida sarnaselt mõtlevaid inimesi. Nad tahavad leida teisi natse, nad tahavad leida teisi džihadiste, aga nad satuvad minu peale. Briti-Iisraeli noore naise peale, kes on tätoveeringutega kaetud ja 5 jala pikkune. Nad ootavad, et ma oleksin nõrk jälle. Nad ootavad, et ma oleksin nõrk, haavatav, naiivne juut. Ja mida nad saavad, on vaiuhäälne, uhke juudi naine, kes armastab veidi ropendada, ei karda kasutada kõiki relvi, mis mul on oma ajus ja suus. Ja ma muudan arusaamu. ja sina ei ole, teid on palju, ma olen jälginud ja kõik need armsad noored naised, keda ma seal näen. ja mulle lihtsalt meeldib see, kuidas nad on kirglikud ja kuidas nad vastu astuvad ja tead, paljud mehed on seal ja arvavad, et see saab olema lihtne. ja nad lihtsalt, aga mulle meeldib ka see, et mõned neist jäävadki sinu arvamuse pärast. see meeldib mulle. Täiuslik. See on geniaalne. Ja siis saadki selle publiku, kes on täielikult haaratud. Täpselt, need on kõige naljakamad vestlused, mis mul on, sest nad ütlevad mulle kõige kohutavamaid asju. Ja siis vestluse lõpus küsivad nad, kas ma võin su Instagrami saada. Muidugi. Tead, see on nii naljakas ja ma ütlen, võta mu Instagram, vaata mu videoid. Ja see on hämmastav. Sa ei näe välja nagu kits, nii et ma ei tea, mis selles nii köitvat on. Ma tean. Oh jumal, neid on nii palju, et me saame nendega mängida. Kui keegi otsib sind sotsiaalmeedias, kuidas ta sind leiaks? Mul on Instagramis konto nimega Jess Isachu. Ma tegin selle sulle väga lihtsaks ja mugavaks. Ja TikTokis olen ma Juudi Jess. Juudi Jess, sa oled ka Facebookis? Olen küll. See on lihtsalt nimega Juut. See on seotud minu Instagramiga ja ka X-is. Sest just sealt leiab meie põlvkond sind üles. Aga noorem põlvkond, nemad oskavad seda, leiavad su üles. TikTokis Juudi Jess. Juudi Jess, olgu. Ja sul on ka, sa oled nüüd Iisraeli kolinud. Jah. Ja siin on teist gruppi, jaa. Et te mõnikord teete neid asju koos. Ja te jagate ka teistega. Ma räägin seda kõike selleks, et inimesed, kes meid vaatavad, mõistaksid, et sa ei pea olema see, kes seal kohal on, sest ma näen, et sa jagad oma platvormidel ja Instagrami erinevates osades seda, mida teised inimesed ütlevad. On väga oluline jagada, sest see paljastab ja suurendab selle nähtavust. Nii et kõik, kes siin on ja ei taha seda teha, ei pea seda tegema. Aga kui leiad inimesi, keda pead huvitavaks, nagu Jess, siis jaga nende sisu. Pane see oma isiklikule kontole. Võime enda sõnumit nii kaugele, kui vähegi saad. Kui sa oled liiga, ma ei taha öelda hirmul, aga kui sa ei ole inimene, kes tunneb end kaamera ees enesekindlalt, siis on nii palju, mida saad teha kulisside taga. Just see teebki kõige suurema vahe. Võimenda meie sisu. Tõsta esile sisuloojaid, keda sa hindad. Mida rohkem sa võimendad, seda rohkem publikut me suudame haarata. Mida rohkem publikut me haarame, seda kaugemale meie sõnum jõuab. Täiuslik. Ja mida rohkem meie sõnum levib, seda rohkem inimesi mõistab. Ja see ongi kõige tähtsam. Täpselt. Ma olen aastaid inimestele öelnud, kui ma selle teemaga tegelesin, et juudi rahva vastu on lihtsalt nii palju negatiivsust ja me jääme alati vähemuseks. Need, kelle poole sa pöördud või keda püüad kõnetada, eeldavad, et see ongi tõsi. Seega peame oma hääle kuuldavaks tegema ja igaühel meist on mõju, täpselt nagu peaminister ütles. Tõuse püsti, räägi kaasa. Sul ei pea olema GNS-i konverentsil, et mõju avaldada. Igaüks kodus saab sama mõju avaldada. Jess, kõigepealt tahan tänada sind kõige eest, mida sa teed. Olen kindel, et peaminister on sinu üle uhke, sest sa teed täpselt seda, mida ta meil palus. Ja kõik teist, kes olete meid täna jälginud, Jess, juudid. Aitäh! Ta on üks neist mõjutajatest, kellest peaminister rääkis. Jagage tema sisu. Sõbrad, keda ta jagab, leidke nad üles ja jagage ka nende sisu. Ja te saate olla sama palju Iisraeli ja juudi rahva eest seisjad, nagu peaminister Netanyahu rääkis. See on 8. rinne, milles me kõik osaleme. Jess, aitäh, et sa siin oled. Suur tänu. Kas viimane sõna? Kas viimane sõna? Enam ei tohi olla nõrku juute. Me ei saa seda enam endale lubada. Ma ei oleks saanud seda paremini öelda. Aitäh, et olite meiega. Aitäh! Mina olen Daniel Seaman siin saates Straight Up koos JNS-iga. Tavaliselt oleme meie stuudios, aga seekord oleme konverentsil. Aitäh, et olite sel nädalal meiega. Järgmisel nädalal olen taas teiega meie saatega, kus keskendume rohkem poliitilisele sisule, kuid see teema oli piisavalt oluline, et tuua see sel nädalal teie ette. Aitäh!